Tere! Selle planimeetria tunni teema on kõln nelinurk. Vene keeles on kõln nelinurk вписанный четырехугольник. Selle tunni raames me siis uurime neid nelinurki, mida ümber on võimalik joonistada ringjoon. Esimese planimeetria kursuse raames oleme näidanud ja tõestanud, et kui me võtame suvalise kolmnurga, võtame mingi suvalise kolmnurga ABC ja me oleme siis tõestanud, et võttes siis suvalise kolmnurga, teda ümber on alati võimalik joonistada ringjoon. Et see tuleb mingi selline. Ja me oleme ka näidanud, et selle ringjoone keskpunkt asub täpselt kolmnurga keskriissirgete lõikepunktis. Aga siis kerkib selline üsna loomulik küsimus. Kolmnurkade kohta me teame, et alati on võimalik joonistada ringjoon, aga kui me võtame näiteks nelinurka, kas tema ümber on alati võimalik joonistada ringjoon? Ja vastas sellele küsimusele, et ei. Leidub nii nelinurki, mida ümber on võimalik joonistada ringjoon, vaid leidub ka nelinurki, mille ümber ei ole võimalik joonistada ringjoont. Ja üheks näiteks nelinurgast, mida ümber ei ole võimalik joonistada ringjoont, on näiteks mingi selline nelinurk. On selge, et kui te joonistate ringjoone ümber seda kolmnurka, siis ta ilmselt ei läbi seda punkti siin. See tähendab, et selleks, et ümber mingit nelinurka leiduks, tema ümber ringjoon, peab nelinurk rahuldama mingit tingimust. Ja praegu me siis uurime, mis see tingimus täpselt on. Osutub, et see tingimus, üks võimalikest tingimustest on järgmine. Et on olemas selline teoreem, mis ütleb, et ümber nelinurka on võimalik joonistada ringjoon parajasti siis, kui tema vastasnurkade summa on 180 kraadi. Ja see parajasti siis tähendab seda, et see väide kehtib mõlemas suunas. See tähendab, et kui te teate, et mingi nelinurk on küll nelinurk, ehk siis ümber seda nelinurka on võimalik joonistada ringjoon, siis te kohe teate, et tema mis tahes vastasnurkade summa on 180 kraadi. Ja siis see kehtib ka vastassuunas ka. Et kui te teate, mingis nelinurgas kehtib, et tema vastasnurkade summa on 180 kraadi, siis te kohe teate, et see ümberringjoon leidub. Ja praegu me siis tõestame seda teoreemi. Ja see parajasti siis on vene keeles тогда и только тогда. Tõestame esiteks selle suuna. Ehk siis tõestame, et kui ümber nelinurka on võimalik joonistada ringjoon, siis tema vastasnurkade summa on 180 kraadi. See on päris lihtne, et kui te juba teate, et teil on olemas mingi nelinurk A, B, C, D. Ja te teate, et tema ümber leidub ringjoon nagu siin joonisel, siis meil oli üks tund jälle planimeetria 1 kursuse raames, kus me näitasime, et mingi piirdenurga väärtus, piirdenurga suurus on võrdne kaare suurusega jagatud 2. Ning kusjuures selle kaare suurus võrdub kesknurga, selle kesknurga suurusega, mis toetub sellele kaarele. Ehk siis me teame, et kui tähistame selle ringjoone keskpunkti näiteks O-ga, siis te teate, et kui see nurk, näiteks tähistame seda kui 2 alfat, siis te teate, et piirdenurk, mis toetub samale kaarele, ehk siis sel juhul, kui see toetub siis kaarele AD, siis see nurk on 2 korda väiksem. See oli meil esimese planimeetria kursuse raames. Kuidas me seda siis saame siin kasutada? Aga saame kasutada seda järgmisel moel.
et me tahame näidata, et ükskõik millise vastasnurkade paari me võtame, tema puhul kehtib, ehk siis, et vastasnurgad annavad, kui me liidame need kokku, siis nad annavad summaks 180 kraadi. Okei, no siis võtame näiteks nurga ABC. Jälle tähistame siis selle ringjoone keskpunkti O-ga. Siis me teame, et nurk, tähistame seda alfaga, nurk ABC, ta toetub kaarele AC, suurele kaarele AC. Meil on kaks kaart AC, üks nendest on siis lühem ja teine on siis pikem. Aga nurk ABC toetub just sellele pikemale kaarele ja tema suurus on võrdne. Kui see on alfa, siis nagu me meenutasime, selle nurga suurus peab olema 2 alfa. Aga vaadake, tema vastasnurga suurus, kui me tähistame seda betaga, siis kuna ta toetub kaarele AC, siis kesknurk, mis toetub samale kaarele, peab olema 2 korda suurem. Ehk siis selle nurga väärtus on meil 2 beta. Aga vaadake, mis meil siin toimus. Meil on 2 beta ja 2 alfa ja kokku nad annavad 360 kraadi, siis see on nagu täispööre siin. Ehk siis me teame, et kehtib võrdus 2 alfa plus 2 beta on 360 kraadi. Ja kui me jagame mõlemad selle võrduse pooled 2-ga, siis me saamegi, et alfa plus beta on meil 180 kraadi. Aga siis vaatame jälle pildile ja me näeme, et alfa ja beta ongi nelinurga vastasnurgad. Ja täpselt sama arutlust saab korrata ka nurga BAD ja BCD jaoks. Et seda, et me võtsime just ABC ja CDA, see tegelikult ei mängi üldse suurt rolli siin. Ja see arutlus, mis me siin tegime läbi, tõestabki meie jaoks seda suunda. Aga on jäänud siis näidata, et see väide kehtib ka vastassuunas. Et kui me teame, et mingid vastasnurgad annavad summaks siis 180 kraadi, siis me peame näitama, et järelikult teda ümber on võimalik joonistada ringjoon. Kuidas me seda teeme? Okei, võtame jälle mingi nelinurga. Okei, see oli meie esimese teooriumi osa tõestus ja siit algab siis teise osa tõestus. Ja eeldame, et me teame, et kui me tähistame seda nurga alfaga ja seda nurga betaga, siis eeldame, et me eeldame, et alfa plus beta on meil 180 kraadi. Mida me saame edasi teha? Ja see tõestus kasutab järgmist ideed. Me eeldame vastuväiteliselt. Мы предположим противное. Et kui me, et seda nelinurka ümber ei leidu ringjoond. Et jälle, okei, kuna see mõte võib-olla on keeruline, siis ma kordan ka vene keeles seda kõike. Предположим противное, что вокруг этого четырехугольника невозможно описать окружность. Ja kui me niimoodi oletame, siis see tähendab seda, et kui me võtame ringjoond ümber kolmnurka ADC, me ju teame, et iga kolmnurga ümber on võimalik joonistada ringjoon. Siis kui me oletame, et seda nelinurga ümber ringjoond ei leidu, siis järelikult, kui me niimoodi joonistame selle ringjoone, siis see ei läbi punkti B meie oletuse põhjal. Мы предположили противное, что вокруг четырехугольника не найдется окружности. Значит, если мы возьмем окружность вокруг треугольника ACD, проведем ее,
то она не пройдет через точку B. Потому что если бы она прошла через точку B, то значит окружность бы вокруг четырехугольника нашлась, а мы предполагаем, что ее не найдется. Ja siis see tähendab seda, et see ringjoon, mis me siin joonistasime, ta peab lõikama seda lõiku ja seda lõiku. Kuskil ta peab neid lõikama. Okei, oletame, et ta lõikab ja ta lõikab neid mitte punktis B. Me ju oletasime, et ta ei läbi punkti B. Järelikult see lõikepunkt asub kuskil, kas selle lõigu sees või nagu edasi selle kiire peal. Aga oletame praegu, see tegelikult polegi see ei ole oluline, kus ta lõikab. Oluline on ainult see, et see punkt ei ole B. Ja vaatleme siis praegu olukorda, kus see lõikepunkt, selle ringjoone ja selle lõigu lõikepunkt asub selle lõigu sees. Tähistame seda näiteks X-iga. Ja teist lõikepunkti juba selle lõiguga tähistame siis Y-iga. Ja see nurk, see ABC nurk on meil alfa. Okei, aga vaatame siis nelinurka, mis on juba omakorda küll nelinurk, sest punktid A, X, C, D, nad ilmselgelt asuvad ühel ringjoonel, nad asuvad siis selle ACD kolmnurga ümber ringjoonel ja me ju tõestasime, et küll nelinurkade puhul kehtib, et tema vastasnurkade summa on 180 kraadi. Järelikult see nurk siin peaks B-ga liitmisel andma summaks siis 180 kraadi. Aga me eeldasime, et alfa plus beta on 180 kraadi. Järelikult see nurk, mida me peame liitma alfale, mida me peame liitma betale, et tulemuseks tuleks siis 180 kraadi, ongi alfa. Järelikult see nurk siin, AXC, peab võrduma alfaga. Aga vaatame, mis meil siin ja miks see on halb. Aga see on halb seetõttu, et vaadake, meil on siin alfa, et nurk AXC on meil alfa ja nurk ABC on alfa. Aga see nurk siin, tal on mingi suurus, ta on nullist erinev. Tähistame seda nurka alfa, gammaga. Siis see nurk siin, kui see nurk on alfa, siis järelikult nurk BXA, kuna punktid B, C ja X asuvad ühel sirgel, kui see nurk X, ma kirjutan tahvlile ka, et nurk CXA on meil alfa, järelikult nurk BXA on 180 kraadi miinus alfa. Aga me teame, et nurk ABX on alfa ning nurk BAX on meil gamma. Aga need nurgad, kui me liidame need kokku, need on ju ühe ja sama kolmnurga nurgad. Järelikult nad peavad andma, kui me liidame need kõik kokku, siis tulemus peab olema 180 kraadi. Aga kui me liidame need kõik kokku, siis meil tuleb mida? Meil tuleb alfa pluss 180 miinus alfa ja pluss gamma, mis omakorda on 180 pluss gamma. Vaadake, 180 pluss gamma, kui me liitsime kõik selle kolmnurga nurgad kokku. Ja miks see on halb? See on halb selle poolest, et see on suurem kui 180 kraadi. Sest see nurk muidugi on mingi positiivne nurk, nullist suurem. Ja kui meil on mingi selline avaldis 180 pluss gamma, see on ilmselgelt suurem kui 180 kraadi. Ja see on vastuolu, sest iga kolmnurkade summa on alati 180 kraadi. Sellega on meie teoreem tõestatud ja üks tarvilik ja piisav tingimus selleks, et nelinurk oleks küll nelinurk, on seega see, et tema vastasnurkade summa on 180 kraadi.
Okei, ja meil on olemas ka teine piisav ja tarvilik tingimus selleks, et ümber mingit nelinurka leiduks ringjoon. Ja see tingimus kõlab järgmiselt. Et ümber nelinurka on võimalik joonistada ringjoon parajasti siis, et jälle see parajasti siis tähendab seda, et kui nagu see kehtib mõlemas suunas. Kui kaks nurka, mis toetuvad samale küljele, on võrdsed. Ja ma praegu joonistan siis pildi, mis iseloomustab seda, mis seal on kirjas. Sest võib-olla on hetkel arusaamatu, mida see lause täpselt tähendab. Aga see tähendab seda, et kui, me tõestame praegu sellise suunda, et kui, see kukkus maha, aga kui ümber nelinurka on võimalik joonistada ringjoon, siis tõestame, et samale küljele toetuvad, nurgad, mis toetuvad samale küljele, on võrdsed. Ja ma seletan siis, mida see üldse nagu see lause tähendab. See tähendab seda, näiteks võtame mingi sellise nelinurga ja valime lihtsalt suvaliselt küljel, mingi külje. Tähistame ka tipud ära. Ning see tähendab seda, et näiteks valime külje AD. Siis kui leidub ringjoon, siis külg AD määrab ka kaare AD. Ning see lause siin tegelikult tähendab seda, et samale kaarele toetuvad nurgad peavad olema võrdsed. Ehk siis meil peavad olema need nurgad võrdsed. Aga me teame, et nad on ju võrdsed. Me tõestasime põhimõtteliselt selle omaduse ära esimese kursuse raames. Me näitasime, et kui teil on mingi kaar, siis kõik nurgad, mis sellele kaarele toetuvad, on omavahel võrdsed. Järelikult selles suunas see teoreem ilmselgelt kehtib, sest kui need 4 punkti kõik asuvad samal ringjoonel, siis kuna AD määrab ka selles ringjoones kaare, siis seetõttu, et samale kaarele toetuvad piirdenurkad on võrdsed, sellest me saame ka nende nurkade võrdsuse. Aga huvitavam on see asjaolu, et osutub, et kui teil mingi nelinurk on antud, mingi selline. Ja kui te kuidagi saate teada, et teil samale küljele, jälle tähistan tippud, kui te avastate, et näiteks, sel juhul oletame, et te kuidagi teate, et küljele AD toetuvad nurgad ja selle all ma mõtlen, et nurk ABD näiteks siin on selline, mis toetub sellele küljele ja nurk ACD on selline. Kui te teate, et need 2 nurka on omavahel võrdsed, siis sellest järeldub, et antud nelinurk peab olema kõll nelinurk, ehk siis писанный четырехугольник. Ja kuidas me seda näitame ja idee on väga sarnane eelmise teoreemi tõestus ideega, et jälle me oletame vastuväiteliselt, предполагаем противное, et meil on täidetud see tingimus, et need 2 nurka on võrdsed, aga samal ajal ümber seda nelinurka ringjoont ei leidu. Kui me niimoodi oletame, siis kui me vaatleme 3 nurka ABD, siis tema ümber ringjoont peab mingis kohas lõikama seda sirget. Sest ta juba punkti D läbib, ta peab seda lõikama. Või ta võib ka puutuda seda sirget, aga kui ta puutub, siis mingi vastuolu peab ka tekkima. Aga praegu vaatleme siis juhtu, kui see ringjoon, ABD ümber ringjoon, lõikab seda sirget ka teist korda ja mitte punktist C, vaid mingist teistsuguses punktist. Sest me jälle oletasime, et ümber seda nelinurka ringjoont ei leidu. Järelikult, kui me vaatleme seda ringjoont ABD, siis ta ei läbi punkti C, muidu see ringjoon ilmselgelt leiduks. Siis joonistame selle ringjoone ja olgu tema teine lõikepunkt sirgega CD
punkt X. Ja jälle kasutame siis sama ideed, mis meil eelmises tõestuses juba esines, et vaadake, me ju praegu tõestasime, et kui meil on nelinurk, kõll nelinurk, siis samale küljele toetuvad nurgad on võrdsed. Ja siis vaatame, meil ABXD on kõll nelinurk, sest tema kõik tipud asuvad kolmnurga ABD ümber ringjoonel. See tähendab seda, et nurk AXD peab olema võrdne nurgaga ABD. Aga me teame, et nurk ABD on alfa. Järelikult siin peab meil ka alfa olema. Ja jälle, vaadake, meil nurk ACX on alfa, nurk CXA, kuna nurk DXA on alfa, siis nurk CXA on 180 miinus alfa, sest nad kokku peavad andma 180 kraadi, sest need punktid CX ja D asuvad ühel sirgel. Järelikult nurk CXA on meil 180 miinus alfa ning ja nurk CAX on mingi positiivne nurk, mille suurus on siis suurem kui 0. Järelikult me jälle tähistame seda nurka näiteks gamma jälle nagu eelmise teoreemi tõestuses. Ja siis me lihtsalt saame, et selles kolmnurgas, nagu eelmises tõestuseski, lihtsalt kolmnurka CAX nurkade summa on suurem kui 180 kraadi jälle, sest meil on see nurk alfa, see nurk 180 miinus alfa, nad kokku juba annavad 180 kraadi, aga meil on olemas ka kolmas nurk, mis on nullist suurem. Järelikult see summa tuleb suurem kui 180 kraadi, mis on muidugi vastuolu, sest eukleidilises geomeetrias iga kolmnurkade summa on täpselt 180 kraadi. Ja sellega me siis näitasime, me oletasime vastuväiteliselt, et ümber sellist nelinurka ümber ringjoonta ei leidu ja jõudsime seda oletades vastuoluni, järelikult meie eeldus oli väär ning järelikult ümber seda nelinurka leidub tõepoolest ringjoon. Ja meil oli veel üks juht, kui see ABD ümber ringjoon puutub seda sirget, aga kui ta puutuks seda sirget, et kui seda teist lõikepunkti selle sirgega peale punkti D ei leiduks, siis meil oli ka esimese kursuse raames selline fakt, ma praegu kustutan selle tahtvilt ära, aga meil oli selline fakt, et kui teil on olemas ringjoon ja teil on olemas puutuja sellele ringjoonele ja kui te siis nurk puutuja ja kõõlu vahel võrdub nurgaga, mis toetub siis vastavale kaarele. Ehk siis me teame, et see nurk on meil võrdne selle nurgaga näiteks ning see nurk on meil võrdne selle nurgaga. See omadus oli siis eelmises kursuses meil tõestatud. Järelikult, kui meil oleks selline olukord, et see nurk on meil alfa, aga kui see ringjoon puutuks seda sirget, et kui tema ainus lõikepunkt selle sirgega oleks D, siis selle teoreemi põhjal me teaksime, et see nurk siin on meil ka alfa. Ja siis, kui me vaataksime seda kolmnurka ACD, siis tema nurkade summa jälle oleks siis suurem kui 180, sest meil on siin juba alfa, see nurk meil tuleb 180 miinus alfa ja see nurk CAD on meil mingi positiivne nurk. Ja jälle tuleb summa kokku suurem kui 180 kraadi ja jälle tuleb vastuolu. Järelikult meil on kõikides võimalikes juhtudes vastuolu ning seega
siis ümber seda nelinurka ringjoon tõepoolest leidub. Ja sellega on meil see teoreem ära tõestatud. Ja veel viimane kolmas teoreem, ehk siis viimane piisav ja tarvilik tingimus selleks, et antud nelinurk oleks kõllnelinurk, kõlab järgmiselt. Et olgu ABCD nelinurk. No okei, meil on jälle see parajasti siis väide, järelikult me peame tõestama seda teoreemi nii ühes suunas kui ka vastassuunas. Ja siis teeme jälle niimoodi. Siin meil läheb tõestus eeldusel, et ABCD on kõllnelinurk. Ja siis sellest me peame järeldama, et see korrutis, et see võrdlus kehtib. Aga ma natukene seletan, mis siin selles teoreemis toimub. Et meil on no kuna me juba vaatleme seda juhtu, kui ABCD on kõllnelinurk, siis ma joonistan ringjoone, mingi selline nelinurk. Ja siis see teoreem ütleb, et kui me pikendame tema küljed, et kui me pikendame AB ja BC ja CD lõikumiseni ja olgu see lõikepunkt on meil tähistatud kui E, siis me peame näitama, et kehtib EB korda EA võrdub EC korda ED. Aga jällegi planimeetria 1 kursuses oleme näidanud, et kui teil on mingi ringjoon ja mingi punkt, mis on väljaspool seda ringjoont, siis ükskõik millise lõikaja te joonistaksite, see korrutis, olgu see punkt X ja need punktid Y ja Z, siis me oleme tõestanud, et ükskõik millise lõikajad te joonistaksite punktist X, korrutis XY korda XZ on meil alati konstantne. See tähendab seda, et ükskõik kui te näiteks joonistate veel ühe lõikajad, mis lõikab seda ringjoont mingitest teistest punktides ja olgu see nagu Y1 ja Z1, see on Y2 ja Z2, siis see korrutis XY2, XZ2 on sama, mis XY1 ja XZ1 ja see kehtib alati. Järelikult sellest teadmisest järeldub kohe see antud väide, sest vaadake, E on lihtsalt punkt väljaspool seda ringjoont ning EA ja ED on lihtsalt kaks lõikajat ning me teame, et see korrutis, et lõikaja sisemine osa korda lõikaja nagu kogu oma ulatuses ei sõltu sellest, kuidas me seda lõikajat siis päriselt valime. Järelikult EB korda EA on EC korda ED. Lihtsalt sellest teadmisest, mis on meil juba olemas. Seda nimetatakse punkti potentsiks ja kui te seda hästi ei mäleta, siis ma panen selle video all lingi, mitte video all, ma siis panen lihtsalt e-kooli need eelmised materjalid ka, et te saaksite üle vaadata natukene teooriat siis punkti potentsist ja veel me kasutasime mõned lihtsamad faktid ringjoontest ja selle kohta lehe ja ma jätan ka e-kooli. Ja siis see suund on meil ära tõestatud. Aga meil on olemas ka teine suund. Et me veel ei tea siis, et antud nelinurk on kõllnelinurk, aga me teame, et see omadus on, meil kehtib see omadus. Olgu mingi selline nelinurk meil olemas ja olgu see punkt E, see on B, see on A, see on C, see on D ja me jälle teame, et meil see võrdlus kehtib. Me veel ei tea, et see on kõllnelinurk, aga me teame, et see kehtib. Ja me peame siis näitama, et
ümber seda nelinurka kindlasti leidub ringjoon. Kuidas me seda teeme? Me peame natukene mõtlema, mida tegelikult väljendab see võrdus. Sest seda on võimalik kirja panna ka teisel kujul, mida me praegu teemegi. Et kuidas on võimalik see siis kirja panna. See võrdus on samaväärne järgmise võrdusega. See on samaväärne siis selle võrdusega. Miks? Seda te saate kontrollida lihtsalt korrutades mõlemaid pooli siis sükse arvuga. Kui te selle arvuga mõlemaid pooli siis korrutate, siis te saate täpselt sellise võrduse. Järelikult see asi meil kehtib. Aga mida see tegelikult tähendab? Okei, vaatame seda kolmnurka ja seda kolmnurka. Neil kahel kolmnurgal on ühine nurk. See nurk on neil ühine. Aga kui te vaadate, siis EB jagatud ED on sama, mis EC jagatud EA. Järelikult neil kahel kolmnurgal on kaks külge proportsionaalsed ning samuti nurk nende kahe külje vahel on mõlemal kolmnurgal samal. Järelikult need kolmnurgad on sarnased, sest meil on olemas see sarnasuse tunnus, mis on täpselt niimoodi sõnastatud. Seega te saate kohe kätte seda, et kolmnurk AEC on sarnane kolmnurgaga DEB. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et meil on kõik nurgad omavahel võrdsed, nimelt ka need nurgad siin, need kaks nurka on võrdsed, sest need kaks kolmnurka on sarnased. Aga siis kasutame siis eelmist tunnust, mis meil oli. Ja see tunnus ütles meile seda, et kui teil on kaks nurka, mis toetuvad samale küljele, siis see nelinurk on küll nelinurk ja meil on täpselt see olukord. Vaadake, meil on nurk BAC, mis toetub küljele BC ja meil on ka nurk BDC, mis toetub samale küljele BC. Need nurgad on võrdsed, järelikult see on küll nelinurk. Seega meil on olemas veel üks tarvilik ja piisav tingimus selleks, et nelinurk oleks küll nelinurk. Ja selle tunni jooksul oleme siis tõestanud 3 tingimuse, kuidas saab siis aru saada, kas antud nelinurk on küll nelinurk. Ja siis kui antud nelinurk on küll nelinurk, siis kõik need omadused selles nelinurgas kehtivad. Ja kordame veel need üle. Esimene tingimus seisnes selles, et kui teil on mingi nelinurk, milles vastasnurgad annavad summas 180 kraadi, siis see on küll nelinurk. No näiteks seda saab kasutada niimoodi, et kui teil näiteks see nurk oleks 30 kraadi, aga see nurk oleks 150 kraadi, siis ümber seda nelinurka oleks võimalik joonistada ringjoon, sest need kaks nurka, kui me liidame need kokku, siis me saame 180 kraadi. See oli siis esimene omadus. Mitte omadus, vaid tingimus, kuidas me saame aru, et mingi nelinurk on küll nelinurk. Teine tingimus oli selline, et kui teil nelinurgas kehtis näiteks nende kahe nurkade võrdus, et ma võin lihtsalt näitena tuua sellise nelinurga, et kui see nurk oleks 60 kraadi ja see nurk, mis toetub samale küljele, mis see teine nurk,
kui need mõlemad oleksid 60 kraadi või üldiselt, kui nad oleksid võrdsed, siis ümber seda nelinurka leiduks siis ringjoon, mis läbiks kõiki selle nelinurga tippe. Ja siis kolmas tingimus oli võib-olla natukene keerulisem, aga see seisnes selles, et jälle, kui teil on mingi nelinurk, ma ei tea, kas ümber, ja te pikendate tema küljed ja tegelikult pole vahet, kuidas te neid pikendate. Te võite neid külgi pikendada, aga te võite ka need küljed pikendada lõikumiseni. Pole vahet, aga praegu vaatame, kui te nagu ülesse neid pikendate. Ja siis, kui te avastate kuidagi, et E korda B, mitte E korda B, vaid EB korda EA võrdub EC korda ED, kui te mingil moel saate selle võrdluse kätte, siis jälle te kohe saate aru, et ümber seda nelinurka on võimalik joonistada ringjoon. Et näiteks, kui see lõik oleks 5, see oleks 6, aga see, no muidugi, nagu sellel joonisel ei ole niimoodi. Aga kui see oleks 10 ja see oleks 3, siis kuna 5 korda 6 on 30 ja 10 korda 3 on 30, siis see võrdlus kehtib. Ja siis järelikult te saaksite kätte seda, et see on küll nelinurk. Ja need olid siis kõik tingimused, millest ma täna tahtsin teile rääkida. Ja kuna teooria oli seekord päris suur, et see oli väga mahukas tund, siis lahendamiseks ülesanded ma teile ei anna. Sellega tegeleme siis reedel. Aga aitäh teile ja head päeva!